putukad Sandra ja Galiina on nüüd üksinda ja siin ma nüüd olen oma selfie-kepikesega, mängin iseenda kaameraнаist. Ühesõnaga, pühapäeval ma sain siis sunniviisilise vaba päeva või tähendab siis juba enne reede, kui meil oli sõidutrenn, siis treenerid märkasid, et ma olen väsinud. Endale ma seda tunnistada muidugi otse loomulikult ei soovinud, pidi siiski kuulama treenereid, sain siis laupäevase ja pühapäevase päeva eelmisest nädalast vabaks, ehk siis mul oli 3 vaba päeva eelmise nädalaga kokku, kuigi tavaliselt meil on 2 vaba päeva. Laupäeval käisin massaažis Barcelonas koos Sandraga veel ja nagu ma juba eelmises vlogis mainisin, siis ega see eriti ei olnud minu cup of tea. Pühapäeval siiski ma koju jääda ei suutnud, kui teistel oli trennipäev. Otsustasin siis kaasa minna, sest et kuidas sa jääd koju passima, kui teised lähevad trenni? Halloo, no way. Sellest nädalast on meil hästi palju eestlasi siin laagris, mis on väga tore ja ma neid ka natukene kiusasin esimese trennipäeva puhul. Kuidas noortele Eesti härgadele meeldis siis esimene Hispaania rada? Super, väga hästi. Ja teine küsimus, kuidas treenerid meeldivad? Väga head, 10-10. Kõige paremad. Kõige paremad siiamaani, kes on olnud, jah? Ja. Ja kuidas papsid rahule jäävad? No, papsid on rahul, kui poisid rahul on. Et kannatab jääda kauemaks siia Hispaaniasse? Tasub olla, jah, tasub kolida ära siia. Siis see kirjutusega tegema siia Hispaaniasse. Väga õige. Kuidas sulle meeldis tänane trenn? Hästi. Mis sa õppisid täna? Jalgatasend, ma kuulsin. Oli jah? Siis pidurdamine? Pidurdamine oli ka, jah? Kuidas õnnestus siis? Enne alguses oli algaga, nüüd oli esimene ja tagapidurdamine. Saab hakkama küll, on ja? Kuidas treenerid meeldivad? Suurt teadlane, sellepärast, et saavad sellest aru, kui ma ei oska midagi öelda, siis ma ütlen Siis sa näitad midagi ja siis nad saavad aru, jah? No siis on super. I thought I'm fast, but he said I'm completely slow. I look a lot of times, I see how everyone passed me, and I see I push. Kuidas treening läks? Treeningis väga edukalt. Kõik on terve. Nagu sisukas on ja kogu aeg on mingi fookus asjad nagu. Kõva märk. Esmaspäeval sain siis taas loa minna trenni. Käisime tuttava raja peal juba, mis mulle meeldis kõige esimesena. Tegime taas kord natukene hüpete liitmistrenni, mis mulle selles suhtes väga meeldis, aga ikkagi ma pean endale tunnistama, et keha on läbi. 3. nädal ja keha on läbi. Et tuleb võtta mõistusega see viimane nädal ja mitte midagi ulmelist üle pingutada. Teisipäeva käisime ühe uue raja peal. See mulle kohutavalt meeldis, kuna selle pinnase suhtes meenutas täiega langet, siuke punane liiv ja hästi siuke huvitav, aga kuna hommikul sadas rihma päris kõvasti, me saime ka lund, siis see rada oli päris libe. Aga tegime seal kurvitehnika. Ja lihtisime natukene hüppeid.
sujus väga hästi, kuniks me hakkasime starte harjutama risti pealt. Issand jumal, mulle räigelt meeldivad stardi tegemised ja mul tulevad need üldiselt päris hästi välja. Noh, ma ei tea, ma ei hakka midagi vabandusi otsima ega midagi. Ma ikkagi usun, et keha läbi on selle süü. Ühesõnaga startisin resti pealt ära ja ma ei tõstnud piisavalt kiiresti jalgu tagasi peale. Ja siis juhtuski see, et nokk tõusis ka natuke püsti, liiga madalad pöörded olid mul. Ja nii kui tsikli nokk alla kukkus, jalg käis vastu maad, mis oli jalarauduselt maas ja käis natukene pahupidi. Kohe peale seda oli küll päris valus ja ma kartsin hullemat, sest valu oli päris hull. Aga läks ainult paiste natukene ja selles suhtes kõndida, peale astuda saan. Täna oli siis meil kolmapäev, täiesti vaba päev. Poisid läksid treeneritega täna jooksma, aga mina lihtsalt sundisin ennast täna voodisse, et anda jalale rahu ja panustada kõik 2 viimasele päevale veel. Ühesõnaga loodame parimat, et need 2 viimast päeva saavad olema veel tõhusad ja ma saan endas kaasa lüüa, et jalg hullemaks ei lähe. Üks kodar jälle läinud. Ai. Need on need kõvad rajad. Seal on teine au. Õige super. Õhtune romantiline jalutuskäik või? Jäite vahele. Te pidite jooksma ju. Ega me paneme nii kiiret kõnni, jooksema ei lähe otsa. Ja üle päeva. See oli praegu saledalt vahele jäänud. Vaesekesed. Kuidas teile trenn on meeldinud siiamaani? On läinud kõik hästi või? Treenerid endiselt meeldivad ja? Tublid poisid, mis te õppinud olete? Palju asju. See on saladus on ja? Neid ei saa rääkida.
Tublid. Kuidas sulle joosta meeldib? Meeldib, jah? Kaua sa krossi sõitnud oled? 3 aastat. 3 või? Jaa. Ma väiksem. Tubli. Ja kus sa võistelnud oled? Lätis. Eestis ka või? Eestis. Ma ei 50-sega Prantsusmaal. Prantsusmaa ka või? Ohoh. Päris jõhker ju. Ma olen 3. kohta. Palju? 5 tükki on 3. kohta. Ja 50-sega. Kodaseks peaaegu ei saa. 2-3 päeva 3. No ei ole hullu. See õpetas palju sulle kindlasti. Ja mis selle hooaja eesmärgid on? Eesmärgiga ma saada teine koht. Teine või? Jah. Okei. Pead päris palju harjutama. Kiireks saada. Nojah, aga sellepärast sa siin oledki ju. Siin laagriks saab kindlasti kiireks. Tubli poiss. Ja see sulle meeldib, jah? Jah. Õige värk. Pane siis täiega. Viimane trennipäev. Mehaaniku kiire hommik või? Jaa. Teiselt väljalt kadus 3. Oli 3 või? Jaa. 3 kodarat. 2 ja 3. Õnneks on teine olemas. Varuks. Jaa. Oi. Oh, kui ilus on elu, kui mehaanik teeb tööd. Kas Otepääle ka tuleb mulle pesema niimoodi või? Tuled, jah? Raha ei saa? Vaikus. Ja ongi
käes meie viimane päev siin Hispaania laagris. Homme varahommikul alustame siis oma meeletut trippi kodumaa poole. Täna käib juba kergelt viisi pakkimine. Oi! Räägime siis natukene viimasest treeningnädalast kokkuvõtlikumalt. Neljapäeval sai käidud siis Rocco Ranchis, mis oli naljakal moel nagu Äksi motorancho, ainult et 10 000 korda suurem. See stiil ja vibe oli nagu täpselt siukene rancholik ja rada ise oli ka super vau, kiire, need hüpped ja see betoon, mis seal oli. Vau! Rocco Ranchis tegime siis motode päeva, 20 minutit ja 10 minutit lõpetuseks. Ütleme nii, et ma kohe üldse ei ole rahul oma selle sõiduhooga, mis ma valin, aga jah, ei ole midagi öelda selle vabanduseks muud, kui väsinud. Jumal tänatud, et see jalg andis ka ikkagi sõita veel need 2 viimast päeva. Maandumiste peal oli niimoodi, et valu lõi sisse, aga sellegi poolest sai sõidetud. Keskendusingi sellele ühtlasele peisile ja et ei teeks lollusi ja ühest tükis koju jõuaksin. Reedesel päeval ehk siis laagri viimasel trennipäeval tegime sprinte, mis mulle sobisid nagu rusikas silmaauku, sest et praeguses olukorras, kus ma olen nii väsinud ja läbi omadega, siis on see 1-2 ringine sprint ideaalne. Panna nagu täielik energia ja fookus sellele 1 või 2 ringile. Ja see õnnestus hästi. Sellega ongi siis Hispaania laager purgis meil. Kurb on, tõsiselt kurb, kuhu see aeg lendas. Kuid siiski ma olen meeletult tänulik sellele kogemusele, nendele nippidele, õpetustele, mis ma siit sain. Kõik on märkimus kirjas. Jätkan nende hoolimist siis ka Eestis. Saab näha, kuidas ma nüüd siit kõvade radade pealt naasen liivaradade peale. Very interesting. Ma arvan, et maailmas ei ole olemas sõnu kirjeldamaks seda tänulikkust ja seda õnnelikkust selle kogemuse üle siin treeninglaagris. See on lihtsalt meeletu. Ma olen lihtsalt nii tänulik, ma ei väsi kordumast kõigile neile, kes andsid mulle hoogu, et ma jõuaksin siia laagrisse. See on lihtsalt vau. Ma kujutasin ette, et see on võimas, aga esimesel nädalal, kui ma sain neid õpetusnippe ja esimesi siukseid arengusamme tunda enda sõidus, see oli lihtsalt meie uskumatu. Ja mis peamine, kallid vaatajad, ma julgen terve selle laagri ajal öelda seda kõvasti välja, kuigi ma mõtlesin selle peale. Aga mõelge, ma olin kokku siin 3 nädalat, 5 korda nädalas treeninguid, arendades kogu aeg kiirust, tehnikat, ületades enda piire, uutel kõvadel kiiretel radadel. Ja ma olen ühes tükis! See oligi eesmärk. Nüüd võin ma seda kõvasti ja valju häälega välja öelda. Jah, väike nikastus tuli, aga see oli õnnelik õnnetus. Aga nüüd aitab jutust ja lähme pakkima. Sven kokkab. Ma ei tea, see on ju eelküpsetatud, ega see siis nagu ei ole toore. Natukene lased jääda. Poisid, mis teete? Mis sul selja peal on, Alar? Messi. Väga vinge. Süüa veel natukene viimastest toidujääkidest. No.
nii, nüüd tulevad viimased sõnad. Kuidas jäid rahule laagriga? Väga hästi. See oli nii ametlik. Väga hästi. Mis õppisid laagrist? Karliiniga ei tohi kaasa. Miks? Mida ma halba tegin? Ja nii me lahkumegi. Laager on tehtud, oleme ühes tükis ja võime asuda kodu poole. Nooguta. Tehtud. Jee! Influencer. Jõed on väiksed, metsas on mustikad ja kahepaiksed. Torupildis saatel aknast välja vaatan, kusagile kadunud on kommunismi saatan. Roosasid trillema iga päev annan, liidustele 500 krooniseid annan. Jautuge meile külla, jautuge meile külla, jautuge meile külla. Säu. Mis sa tulid? No vot. Mis sa auto juures tulid? Ma vaatasin, ma teen ukse lahti, kui sa hüppad siia. Tšau. Jumal head, see ka eluka tuled. Oled ikka terve? Jaa, täitsa ühes tükis. Siin on veits. Paistis. Paistis, jah. Näed, siis sa tapid. Ja ma ei taha abi. Ma ei taha puskarit. Värine jala ära, tõsia. Võta jalg küljes. Üks laager sai läbi, aga teine on kohe jälle varsti algamas. Kuhu jälle? Aga miks sa tahad sinna nii väga minna? Sest trenni peab tegema. No kas sul isu ei ole, sest montakas täis juba? Ei ole. Näed? Pauk siin ja... Ei ole midagi hullu see. Liha. Ei taha. Liha peab sööma. Kui kunagi veel näeme, Siis teisiti on kõik. siis selle juurde jääme. Mis elu kord tõi ja arvel algatas, kevad algatas, nii keegi ei kao. On valged õied maas, nendest kumbki saab oma jao. Kui kunagi veel näeme, Siis tunneb meri. me muinasmaale läheme. Siis õõnub soojus meis, särab valgus meis, kõik on jälle hea. Siis üheskoos me käime ja ootama ei pea. See aeg tuleb koos.